Tere ilusat teisipäeva, taas kord Tegutsemisamps ja täna Eesti Vabariigi sünnipäeval. Ilusat vabariigi aastapäeva. Ja täna meil on ka õpiamps, selline lühike 15-20 minutit nagu iga nädal. Ja ma räägin täna sõidupäevikust ehk siis sõiduauto kompensatsioonist. Sest kui mul on konsultatsioonid või kui inimesed tulevad minu juurde teenust saada, siis ma alati küsin, et kas sa kasutad neid maksuvabastusi. Ja täna räägingi lähemalt täpselt siis sellest sõiduauto kompensatsioonist ja sa võid märku anda kommentaariumis, et kas sina juba kasutad seda võimalust, võib-olla sa polnud kuulnudki sellest. Nii et ma jagan ekraani, ma tegin väikse esitluse, et oleks hea jälgida, sest mulle endale hästi meeldib ka visuaalselt vaadata ja samal ajal ka kuulata. Ja lähme. Ja natuke ka taustast, et mina olen siis raamatupidaja ja ühtlasi olen ma ka veebikooli assistent. Minu nimi on Triin Pärn ja juba üle 10 aasta olen tegelikult tegelenud raamatupidamisega ja ma teen raamatupidamist koos oma emaga. Ja lisaks olen juhendanud Zumba tantsutrenne ja teeme ka ühiselt perega suviti Pärnuõe pererestot. Looduskaunis kohas Rannapungeri külas. Ja me räägime siis täna, et mis see sõidukompensatsioon on ja kes saab seda sõidukompensatsiooni kasutada, kuidas õigesti üldse hüvitada. Et alati ükskõik, mis sa raamatupidamises teed, sul peab olema alati dokument olemas, ehk siis kui sa ettevõtluses teed mingit kannet, ehk siis sinu pangakontolt läheb raha välja või tuleb sisse, siis alati peab olema mingi dokument, et mis selle nagu alus on. Ja mis siis tähendab autokompensatsioon, tähendab seda, et kui sa teed tööks vajalikke sõite enda autoga ja paned ise sinna enda kütuse sisse enda rahast, siis tegelikult on tegu ikkagist töö jaoks vajaliku kuluga, ehk siis sa võid seda hüvitada enda ettevõttest. Ja ettevõttel on õigus maksta juhatuse liikmele või töötajale hüvitist tööks vajalike sõitude eest. Ja see ongi siis just mõeldud nende töösõitude katmiseks, mitte erasõitudeks. Ja alati küsitakse, et no too millised näited need on üldse tööalased sõidud. Tööalane sõit on ka kohtumine näiteks raamatupidajaga. Miks ma panin selle siia esimeseks, sest et alati, kui ma teen mingeid esitlusi, siis ma toon selle enda vaatevinklist, mis on kohe lihtne välja tuua. Näiteks eelmisel suvel kohtusingi Pärnumaa pererestos enda klientidega ja siis, kui nemad tulid enda kodust sinna Rannapungerile Peipsi äärde, siis nad said selle sõidu hüvitada enda ettevõttest, sest see oli meil nagu selline kohtumine koostööpartneritega. Kohtumised klientide, äripartneritega, näiteks lähed tegema vastuvõtukulu, ehk siis lähed kohtumisele, lähed kohvikusse selle kliendiga või koostööpartneriga, siis see märgid ära enda sõidu alustamise odomeetrinäidu ja lõppnäidu ja siis tegelikult see vaheline kilometraaž, seda saad siis hüvitada. Ja samuti, kui sa lähed kontoritarbeid ostma või tehnikat, mida sul on ettevõtluseks vaja, et siis sellega see sõit on ka ettevõtlusega seotud või koolitusele sõitmine. Lähed ennast koolitama, siis saad sellega ilusasti panna. Et tegelikult neid sõite, võib-olla alguses mõtled, et kui palju neid ikka on ja ma maksan ise, siis tegelikult, kui me paneme need kõik asjad kokku aasta lõikes, siis, või aastate lõikes, siis on tegelikult päris suur maksusoodustus, maksuvõit, kui sa kasutad seda maksuvaba võimalust. Ja mis on see piirmäär ja arvestus? Alates 1. jaanuarist 2025. aastast tõusis piirmäär 0,50 eurosendini. Ehk siis sa võid maksimaalselt tasuda endale sõidukompensatsiooni ühes kuus 550 euro eest. Ja maksimaalselt ühes kuus saab siis olla neid töösõite 1100 kilomeetri eest. Ja küsitakse tihti ka, et ma ei saa hetkel võib-olla seda hetkel veel maksta enda ettevõttest, sest mul ei ole vabasid vahendeid, siis tegelikult see arvestus ei puutu, et sa ei pea kohe tasuma välja seda sõidupäeviku tasu, kui sul ei ole ettevõttel hetkel raha, aga sa saad need arvestused juba panna raamatupidamisse. Ehk siis sa võid ka hiljem näiteks kord kvartalis või aasta lõpus üldse kõik need korraga välja maksta. Aga sa ei tohi ületada ühes kuus töösõite 1100 kilomeetrit, ehk siis sa ei tohi minna üle 550 euro. Et see on hästi-hästi oluline.
ja sõiduautoks kvalifitseeruvad siis antud juhul M1 ja M1 G-kategooria sõidukid ja seda saad sa näha ära kohe enda selle sõiduki registreerimistunnistuselt, see, mis on see roheline kaart, et seal on kohe toodud see kategooria välja. Peab olema sõiduauto. Ja sa saad hüvitada siis 50 eurosenti selle 1 kilomeetri kohta ja see ongi auto kombinatsioon ja see peab katma nüüd kõiki autoga seotud kulusid, sealhulgas kütus, hooldus, remont, kindlustus. Et ei saa niimoodi, et sa maksad auto kompensatsiooni ja lisaks veel hüvitad kütusetšekke. Et see juba sisaldub selles auto kompensatsioonis. Aga erandina saab panna kuludesse parkimistasusi, näiteks sõidadki nüüd koolitusele, enda kodust koolituse asukohta, pead sõidupäevikut ja siis seal tuleb parkida, siis selle parkimispileti saad panna ettevõtte kuludesse ilusasti. Ja hästi oluline on see, et auto ei tohi kuuluda hüvitist maksvale ettevõttele. Aga see ei pea ka olema sinu auto, see ei pea olema omanik, sa võid olla lihtsalt kasutusõigusega ka. Et võib-olla nii kasutusliisingus, elukaaslase oma, teise ettevõtte oma, aga see dokument, et tõendab kasutusõigust, et sa võid seda kasutada. Ja nende mõnusate boonustega, mida me saame kasutada, siis autokompensatsioon tuleb deklareerida Inf14 vormil ja seda esitatakse kalendriaasta kokkuvõttena ja tähtaeg on iga aasta 1. veebruar. Küll aga, kui see 1. veebruar langeb ka siis nädalavahetusele või riigipühale, siis järgmisel tööpäeval on tähtaeg. Et see on ka nende erinevate maksudeklaratsioonidega, et näiteks palgamaksude deklaratsioon DST ja käibedeklaratsioon ehk siis KMD, kui nemad langevad nädalavahetusele, siis jällegist tähtaeg liigub siis esimesele tööpäevale. See deklaratsioon on hästi lihtne. Ma olen selle kohta teinud ka lühivideo, et kuidas seda Inf14 täita. Ja seal deklaratsioonis näidatakse ära, et kellele maksti, kui palju maksti ja tuuakse välja siis see autonumber ka. Ja lisaks toon siin, see on nii hea juurde lisada, et Inf14 deklareeritakse ka tervisekulusid, mis on siis 400 eurot koos käibemaksuga ühes aastas, et enam ei ole kvartaalset piirangut, aga et saab teha selle 400 eurose maksusoodustuse võid siin kohe juba veebruaris kõik ära kulutada. Et ei ole seda ette määratud, et kui palju võid kasutada. Küll aga kui sa töötad kuskil ettevõttes, siis seal pigem vaadatakse seda kvartaalselt, ehk siis 100 eurot kvartalis, et seal võib-olla on rohkem, minnakse töölt ära, siis ei ole ettevõttel nii suurt kulu seda 400 eurot kohe kõigile ära maksta. Ja toon siin veel juurde ka selle, et peab alati olema kuludokument, et näiteks kui teed mingit tervisekulu, siis sul peab olema alati dokument ka juures. Alati, kui ma teen mingeid koolitusi, siis kui mul tuleb juba see, rääkisime siin natukene sellest tervisekuludest ka, kuigi meil täna teema on ju autokompensatsioon, aga alati tahaks nii palju lihtsalt anda, et inimesed kasutaksid neid maksusoodustusi ära. Aga tuleme teema juurde tagasi. Et alguses tuleb siis teha sõidukompensatsiooni puhul hüvitise maksmiseks vormistada otsus, kus on siis kirjas hüvitise saaja, hüvitamise arvestamise määr ja see piirmäär, periood, mille eest hüvitatakse ja lisada juurde siis nüüd see kasutusõigust tõendav dokument. Eks ma tõin siia välja selle sõiduki registreerimistunnistuse ja siit sa näed ka ära, et mis kategoorias auto sul on. Ja sobib ka see, kui sul on kas siis kasutamisõigus sellel rohelisel kaardil või siis on lihtsalt kirjutatud volitus. See ka sobib. Ja vaatame siit, et arvestust peab pidama. Ilma sõidupäeviku olemasoluta ei saa tasuda sõidukompensatsiooni. Sa saad pidada seda Excelis. Mul tuli eelmine nädal just küsimus selle kohta, et kas see peab olema Maksuameti poolt mingi kindlaks tunnistatud, et jah, see on hea vorm, siis tegelikult ei pea, sa võid selle lihtsalt ise Excelis teha või küsid ChatGPT abil, et ma pean pidama sõidupäevikut, too mulle välja sinna need lahtrid, mis ma siin eelneval slaidil välja tõin ja ta teeb sulle ka selle valmis, et see vormistus ei ole oluline, et see on sõidupäevik, sa võid ka seda käsitsi kirjutada. Mul veel eelmine kuu tegin ühele kliendile majandusaasta aruannet ja siis tema edastas sõidupäevikud käsitsi vormis ja see on ka täiesti okei. Aga natukene lihtsamaks kui Excel ja käsitsi kirjutamine teeb tegelikult Cost Pocket.
aga ma korra näitan veel, milline see Excelis see siis vorm on, et sa saad visuaalselt ette, et milline see võiks olla. mul on siia välja toodud, et sõidupäeviku vorm, tabel, ja siin ongi siis toodud välja ettevõtte nime, kes seda sõidukit kasutab, sõiduki registreerimisnumber, aruandeperiood ja ma toon siin välja näiteks ühe sõidu. 20. veebruar 2026 võtsin siit suvalise aadressi, näiteks sõidan Viru Keskuse Rahvaraamatusse. Ma lähen enda kodust kirjatarbeid ostma, mida mul on vaja ettevõttes kasutada. Siis ma märgin sinna ära odomeetri algnäidu, lõppnäidu. No, nii palju neid kilomeetreid võib-olla ei tulnud, ma lihtsalt selle panin sinna. Ja siis siin kokku kilomeetrid arvutab kokku ja summa real ta siis korrutab selle 0,5-ga, mis on siis see piirmäär. Ja siis selle alusel saadki kanda endale välja enda ettevõttest sõidukompensatsiooni. Ja võidki juurde kirjutada, et sõidukompensatsioon veebruarikuu näiteks. Siis on lihtsam kokku neid viia, et ja mis ma siin enne välja tõingi, et sõidupäevikus märgi ära, kes on see auto kasutaja, auto registrinumber, odomeetri näit, läbitud kilomeetrid ja mis on selle sõidu eesmärk. Ja ma ei tea, kui palju meid siin kuulab, kes teevad iseenda raamatupidamist või siis korra aastas pöörduvad raamatupidaja poole, siis ma alati toonitan ka, et kui sa täidad neid tabeleid, siis näiteks hoiusta neid Drive'is, kui sul ei ole raamatupidamisprogrammi, et oleks olemas igale liikumisele mingi dokument, siis on raamatupidajal ka lihtsam neid kokku viia, kui ta teeb näiteks korra aastas majandusaasta aruannet. Majandusaasta aruande tähtaeg on muide juba 30. juuni 2026. Miks ma ütlen juba on, sellepärast mul enda klientidel on peaaegu juba valmis, et siin esimeses kvartalis saame kõik jooned alla, nii et kui sa tunned, et sa vajad sellega natukene abi, siis kirjuta mulle. Aitan hea meelega. Ja küsitakse seda, aga kas ma pean erasõite ka sinna kirja panema. Erasõite ei pea panema, sest see on sinu isiklik sõiduauto, sa kasutad seda enda eraeluliselt ka, aga lihtsalt just need töösõidud siis fikseerid ära, et mis olid need töösõidud, mis oli nende eesmärk, et siis, et jah, erasõite ei pea kirja panema. Ja nüüd ma rääkisin sellest, et alternatiiv on Costpocket. Costpocket on hästi-hästi mugav viis digiteerida ostuarveid, aga lisaks teha ka sõidupäevikut. Nendel on väga head juhendid kodulehel ja selle video võtsin ka nende kodulehelt, et kuidas täita, et sõidupäeviku loomiseks tuleb äpis, see on nii äpipõhine kui ka veebipõhine. Äpis valid aruanded, uus aruanne, sõidupäevik ja siis hakkate lisama kilomeetreid juurde. Mis tähendabki seda, et sa fikseerid ära, et nüüd ma alustasin sõitu ja nüüd ma lõpetan ja siin lihtsalt see on kuidagi hästi-hästi loogiline on see äpp võib-olla alguses ikka, iga uus asi vajab natukene harjumist, aga käid selle korra läbi juhendile abil, siis märksa lihtsustab, et saab telefonis kohe lahti võtta, et sa ei pea minema eraldi Exceli faili avama, enda Drive'i kausta siis seda õiget faili ja kirjutama juurde, et kui võimalik, siis ma soovitan kasutada selliseid nutikaid lahendusi, mis natukene lihtsustavad. Ja kui on sõidupäevik loodud, siis tuleb lisada ka sinna auto numbrimärk, millega siis sõite teostati ja siis saad lisada ka sinna selle registreerimistunnistuse. Ja panin siia veel lisaks selle lingi ka, et kuidas seda sõidupäevikut saab lisada. Ma panen siia hiljem lingi kommentaariumisse ka, et lisaks sellele sõidupäevikule saab teha lähetusaruandeid, saab lihtsalt teha nendest tüütutest tšekkidest, näiteks oletame, et lähedki kohvikusse, teed vastuvõtukulu enda siis näiteks lindiga ja siis teed sellest äpiga pilti ja siis saadad selle juba raamatupidamisse. Costpocket ühildub enamike raamatupidamisprogrammidega, et see on ka mugavam kui tavalise pildiga teha ja siis saata seda lihtsalt meilitsi. Ja ma toon siin välja ka, et lisaks on mugav neid äpiga pildistada, tšekki üles, aga ka neid PDF-arveid saab saata Costpocketisse. Et ma võin anda kommentaariumis teada, kas Costpocket on sulle uus, et kui on alati uus mingid asjad, siis see vajab harjumist ja kurssi teemaga viimist, aga lihtsamalt öeldes on see, et Costpocketis robot digiteerib arved ära, siis mis emailide saabusid PDF-arved kui ka siis kulutšekid ja siis need raamatupidajale edastab siis raamatupidamisprogrammi ja nii ei kao need tüütud tšekid enam lihtsalt ära.
ja mul on ka sooduskood TriinParn 2026 ehk siis kui sa selle koodi ära aktiveerid, siis saad sa sellest kuupäevast alates kuu aega tasuta kasutada seda tasulist robopaketti kuni 100 ostudokumenti digiteerida. Ja õnneks on Costpocket kuni 5 dokumendi digiteerimiseks täiesti tasuta. Nii et ma kindlasti soovitan kasutada, et kui on võib-olla seda tegevust ongi vähem, mõned üksikud ostuarved, siis see lihtsustab raamatupidamist väga nii kliendile või siis kui näiteks oled raamatupidaja, kes hetkel kuulab, et siis ma kindlasti soovitan võtta kasutusele Costpocketi, et teeb palju-palju lihtsamaks selle raamatupidamise. Käisime nüüd kiiresti üle selle sõiduauto kompensatsiooni, aga lisaks sõiduauto kompensatsioonile on veel väga palju erinevaid maksuvabasid kulusid, mida ettevõtja saab teha. Ja tihtilugu selgubki, et ettevõtjad tegelikult ei tea, et on võimalus teha kulusid. Näiteks oli ka, mul tuli klient ja siis ma küsisin, et oi, aga et sul on neid vähe dokumente, et kas sa oled neid kulusid teinud ja neid kulusid ka teinud? Ei, ma ei julge igaks juhuks seda raha, mis siin mul ettevõtte kontol on, kasutada. Et siis me käisime selle teema läbi ja vaatasin, tegelikult oli nii palju, mida ta oli maksnud iseenda taskust, siis me saime need kuluhüvitisena hüvitada ettevõttest. Et midagi kadunud ei ole, ei pea muretsema, aga ma panin siia lingi ka ja ma panen hiljem kommentaariumisse ka juurde veel, et kuidas saab laadida alla minu sellise e-raamatu ja mul on veel tegelikult üks interaktiivne leht ka, kus sa täidad mõned küsimused ära ja siis sa saad teada, et kui palju see maksuvaba raha siis nii-öelda lauale jätab, kui sa ei kasuta neid võimalusi. Ma hiljem panen kommentaariumisse ja hiljem pärast õppimise tulen lugema ka kommentaare ja vastan nendele. Ja lisaks ma olen teinud ka videokoolituse, sest tihtipeale on nii, et üks asi on see, et sa loed, teine asi on see, et keegi räägib ja näitab, et siis on kuidagi kinnistub see teema natukene paremini. Ja lisaks ma olen kirjutanud veebimajutusele ka artikleid, et milliseid kulusid saab teha, et kõik need lingid ma panen siia meie kommentaariumisse ka, et saad nädalavahetusel näiteks ette võtta ja vaadata. Sa oled kasutanud neid nutikaid viise. Ja ma ei saa ikka veel seda õppiampsu ära lõpetada, aeg juba pressib peale, aga ma olen teinud varasemalt ka veebikoolis tegutsemisampsu, kus ma rääkisin just kodukontori kulude hüvitamisest. Et see on ka selline võimalus, et mida, kui sa oled ettevõtja ja sa teed enda kodus tööd, siis sa saad panna proportsionaalselt neid kommunaale proportsiooni alusel ettevõtte kuludesse ja see on ka selline hästi detailne õpiamps, ma näitan seal seda vormi, mille alusel teha seda, et kindlasti soovitan teha, et nagu ma ütlesin ka just varasemalt, et võib-olla tundub, et mis see paarkümmend eurot on, aga aasta lõikes on see päris palju ja juba 2 aasta lõikes veel rohkem, et ei tasu alahinnata seda et natukene võtab alguses aega see tabeli täitmine, aga siis, kui ta on juba käpas, see läheb päris kiiresti. Ja ma kutsun sind jälgima ka enda sotsiaalmeediakontodel. Ma olen väga aktiivne nii Instagramis kui ka Facebookis, kus ma jagan ettevõtjatelt tulnud küsimusi ja vastan nendele, et see eesmärk on see, et võimalikult palju inimesi saaks teada, mis on need võimalused maksuvaba raha kulutamiseks ja ka tegelikult, mis on sinu kui ettevõtja kohustused, et räägime ka sellest, et näiteks millised on need töötasumaksud ja millist kuupäevaks peab esitama deklaratsioone, millal on majandusaasta aruanne, andekuupäev, et kõik need teemad me oleme seal ära katnud. Minu poolt on hetkel kõik. Aitäh, et sa tulid kuulama või kui sa hiljem järgi vaatad. Ja sa võid, isegi kui sa järgi vaatad, siis kirjuta siia ka kommentaari mingi küsimus, mis sul on tekkinud ja siis saame sellele ka vastuse, et ma alati julgustan inimesi küsima. Ja tegelikult vahel ongi võib-olla parem, kui sa enne, kui sa midagi teed, sa küsid raamatupidajalt üle, kas nii on sobilik, kas nii on korrektne, tähendab. Et siis on neid vähem parandusi ja kõik on jooksvalt korras, et vahel on nii, et ma olen küsinud kliendilt ka, et miks sa seda nii hilja aasta hiljem küsid. Kes on tulnud alles mulle kliendiks, et sa oled mingi tehingu siin teinud, et miks sa pole küsinud varem. Siis oligi, et et hirmus ka, et nagu minna raamatupidaja juurde. Aga tegelikult raamatupidajatel võib-olla selline arhetüüp on jah selline, et ranged ja kohe manitsevad, aga tegelikult see nii ei ole. Et ma arvan, et ma päris hea näide sellest, et raamatupidaja saab olla selline, et kelle juurde sa julged tulla enda küsimusega, enda probleemiga ja ei ole olemas rumalat küsimust, et tuleb alati küsida, et siis saadki teada. Aitäh sulle ja ilusat vabariigi aastapäeva sünnipäeva jätku ja kohtume peagi juba järgmisel nädalal teisipäeval kell 10 siinsamas grupis veebikooli.